ukrainlased on siis praegu võtnud endale kohustuse, et nad venelaste energiaobjekte ei ründa ja nad seda ei tee. Aga vastupidi, miks nad peaksid sellest kohustusest kinni pidama? Sest vastupidine ju toimib. Ja venelased jätkuvalt teevad seda. Miks nad teevad? Sest nad võivad. Et täpselt nii on ja esitavad tingimusi ja seal üks tingimusi on veel, et ilmtingimata peab president Zelenski lahkuma. See on kogu see abrakadabra, et kui on sõjaseisukord, Ukrainas ei tohi valimisi läbi viia. See on konstitutsioonis kirjas. Nüüd venelased ütlevad, et aga Zelenski ei ole legitiimne, seepärast ametiaeg on läbi. Ja nüüd, kui ukrainlased juba annavad mõista, et võib-olla me teeme siin valimised ka, kuigi väga keeruline on teha, et ikkagi ütleme umbes 18% Ukraina territooriumist on okupeeritud, kuidas seal valimisi läbi viid. Aga see selleks, aga siis kindlasti venelased ütlevad, et isegi kui valimised läbi viiakse ja ükskõik kes võidab, siis venelased ütlevad kindlasti, et need ei olnud legitiimsed. Ükskõik mis põhjuse nad leiavad. Ja kui vaadata, mis siis nagu strateegiliselt, geopoliitiliselt on juhtunud Vene agressioonidega, siis Gruusias on nad ju saavutanud oma eesmärgi. Võtsid tüki Gruusiast ära, veel lisaks Abhaasiale, võtsid tüki Gruusiast ära 2008 Pekingi olümpiamängude ajal. Tänaseks on läänemeelne president Mihhail Saakašvili vangis, tervis on väga kehv ja Gruusia on ikkagi, tast on kujunemas mingisugune Valgevene-laadne toode, et mida kontrollib ikkagi venemeelne oligarh Bata Ivanišvili. Et Venemaa tahab täpselt seda sama kõike teha ka Ukrainaga.